Päike hakkab loojuma, meie viimane päev Chavengi rannas, meie lemmik beach baaris. Imeilus. Antur püüdis mind täna ära uputada, lootis, et saab 2 inimese piletiga paremaid. 2 inimese piletiga üksi reisida. Finish. Really? Finish. I drink 2 more cocktails and then you come back and then maybe I have 1 more. But this is also Tiger Eye. No? Yeah, take guys, it's stone. Same lucky. But I handmade. You know, for ankle. Okay. You want? No. Stop, I don't ask any more questions. Have a good day. Thank you. Yes. Thank you. Maybe you come back 1 hour and then Come back. Yeah. Thank you very much. Thank you, Kap. ขอบคุณครับ Where you come from? Estonia. Estonia. You holiday here? How long? 2 months now. We do want. Oh, long time. Yeah. You live here. You live there. That's why I have so many. Oh, I know. We don't come here for a short time, only long time. Oh, long time. You live here. Thank you. Thank you. What the fuck is a kilometer? Oh yeah, my mama doesn't know a cuss. That's an Estonian folk song. Alan, kuidas supp maitseb? Rammus, jah? Kusjuures see hoopis teise maitsega, ta on nagu Põhjamaadele sobiv ikka. Do you like this soup? Huh? Do you like this soup? It's not soup, it's stew. It is absolutely perfect. Same, but different. If you're ever in Thailand, come to Yo-Yo Bar on Koh Samui. Väga hea arvestus, et ma muidu lammast ei söö. So I've lived abroad for over 3 years. Mina ütlen ikkagi selle kohta supp, mis siis, et see on pada. Minu arust on porgandiliha supp.
For 5 cents a day, you can support a hungry child in Africa. But I get 4 cents out of that 5 cents. Have you ever had African food? Nah, Neither have they. nah. I'm just trying to make you uncomfortable, you know? Mine, suple kaugemal. Tule, mul on pähkid sulle pakkunud kallika. Need on mingid vettinud sul seal ammu juba, jah? Need on koored ja ma ise ajan paremaid asju. Ise sõid sisu ära, et oled koored Mirjamile anda või? Nälja teed. Selline sa oled, jah? Lubasime, et kui makler tuleb üle vaatama, kas maja on korras, me viskame need tahvlikoored basseini. See on maja all. Sulla, mulla vees. Mine pekja. Oota. Miks sa olen arvad, et sa ära ei kõrbe? Mul on krunt all. Viimane õhtu Kohsa mull. Täna tõmbasime basseini peeneks villas, meil istusime mingisugune 7 tundi basseinis, mõlemad oleme täiesti lopsaderid Mirjamiga.
ja nüüd ma leidsin kodu lähedal ühe night marketi. Me läheme vaatame sinna. Ootusi ei ole, süüa tahaks. Ja siis koju tagasi. Juba näeme värvilisi riideid. Need on, aga need on lastele. Oi, siin on vaata, tai-tai dressid. Hello. Hiinakad. Need on päris lahedad. Mulle nüüd jalga ei lähe muidugi, aga mulle disain meeldib. Need näevad nii head välja. Meeste omad. Need on raudselt, need saab korraliga sita külge. Kuule, need näevad küll nii head välja. See tundub päris suur ju. Sushit oleks vist tarvis, aga ma võtan pärast seda. No, that looks super yummy. What is this? Need on muidu head, ma olen ostnud neid ennem. Need on nagu hästi õuksed vahvlid ja mingi asi on seal. Varsti läheb õlissene. See on siin lihapelmeenisupp. See on siin kana-frikadellisupp. See on siin seakõrvasupp. See on green curry, yellow curry ja orange curry. Ma ei tea tegelikult. See näeb nii hea välja. Siganoitsu. Wow. Kas me sööme ka midagi veel täna? Siin laua peal on kõik toiduained olemas. Oota, mis nüüd teed siin? Sa vist saad äkki mingi põhiroa? Ja valid salatat korrale. Jah, et ise võtad siit salatit laua pealt. Päris hea. Niimoodi. Seda kollast ei ole. Ma olen teisel kujul söönud seda kalmaari kattepidi siin, aga niimoodi ei ole. Miru kalmaar läks grilli peale, aga need teised näevad seal küll mahlased välja. Täitsa mõnusad. See kaste on raudselt hea. See on see chili küüslaugu klassikaline, mis need siin. No nii. See näeb nii. Nii. Kohe sööme ka. See, mulle maitseb see kaste, ma tunnen juba lõhnast, et mulle maitseb see kaste, mis need sinna peale on pannud. No. Põhiline maitse, mis üle käib, on koriander. Seda molluskit ise. Oota. Tahad siia kastme sisse veel panna? Võib-olla just vähem kastet. Vähem vürtsi. Jaa, sellepärast, et ta summutab nii palju seda maitset vähem. Aga nagu hea on ikkagi. Täitsa mereann. See on vist kõige parem, mis ma üldse saanud olen. Mul see tunne nagu kõige pehmem. Aga ta on väiksem ka vist. Võtsin ühe jellyfissi. Jellyfish on siis millimallikas. Ja see peaks olema siis 8 jalg. Noh, cheers siis. Nii, me võtsime oktopussi ja siis jellyfishi. Me lähme teisele poole saart ja ülehomme hommikul me lähme praamiga mandrile ja siis sealt tõmbame krabisse. Väga hea on, ei ole üldse nii näkske. Olen hullemad saanud. Ma ütlen, et esimesed õhtud sai nii nagu kummelungi lastud, et praegu peaks siin... See on jellyfish. Ma ei tea, kas on väga mida. Odav tegelikult ei ole. Siis näeb meis põnemine.
liigutada. Pärast on näkku. On 2 kuud siin olnud. No see jellyfishis on nii krõmps. Nagu mingid merekapsast sööks. Hästi krõmps tekstuur üldse ei saa nagu mingit seakõrva või merekapsast sööks. Seakõrv, aga nii pehmeks keedetud. Ülinaljakas, väga veider tekstuur. Hästi. Aga nende süüdide ja nende, mis sa siin turul nii-öelda proovid, mingit erilist maitseelamust ei saa. Minu arust see maitseelamus tuleb lihtsatest originaalsetest, traditsioonilistest mingi nuudliroogadest või need supid ja asjad. Sealt sa saad nagu selle hea nagu elamuse. Et see, mis sa siin kõik need asjad on hullult head, mida nad siin teevad, aga noh, nii nad teevadki. Kui sa seda letti vaatad, siis kõik läheb õlisse, mis vähegi kannatab. See on kanajalg, ma ei tea, mis lõpski see on. Hello! Kanatiivad. See on chicken leg. Niimoodi võeti viimane õhtusöök villasse. Ei lähe kohalikku restorani, vaid meil siin kodu juures oli mingi tädi, kellel on crunchy chicken, free kartulid, eegtarrid, teosena kõik head, mis see olla saavad. Nii et poisid ootavad põus. Kolimise päev, kell on 9:30, me oleme tund aega üleval olnud. Vesi on otsas, vetsu ei saa, pesema ei saa. Poistel on juba õlle lahti, mina pakin sellepärast, et ilmselgelt on mul kõige rohkem asju, mida on vaja koju tassida. Pärast 6. päeva Antero lõpuks läheb ka basseini, tal hakkas vist ilmajätushirm tekkima. Niimoodi saab. Käis, tuleb meelde, et üht meest oli ka siin näha korraks. Kas sa oled üldse siin basseinis käinud, Antero? Esimesel päeval. Milline raiskamine. Ma oleks võinud sulle rentida siin kusagil tänava lõpus mingisuguse soodsa bungalo hoopis. Jah. Ja terves reis oleme niimoodi asju pakkinud, et kolimise päeval lähevad kõik kohvrid laiali. Ja siis otsast peale. First things first. Ei lähe midagi kohvrit pakkima ennem kui basseinis on käidud. Ma tegin valet pidi, ma tahtsin minna juba kohvrit pakkima niimoodi, et ma basseinis polnud käinudki. Vale järjekord. Ja ongi minek. Saab lahti teist. Lõpuks ometi. Pane ikka plätjad ka jalga. Ting, 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 ting.
Need on kõik minu asju täis. Oleme otsime check-in'i üles. Ma tahan näidata teile Koh Samui lennujaama pärast check-in'i, sellepärast et ta on tõesti väga ebastardantne lennujaam. Ta on õuealas ja siin on igal pool sellised lebotamis- ja päevitamisalad, kus sa saad lihtsalt oma mingit söögikest, joogikest nautida. Loomulikult on siin palju igasuguseid suveniiributiike ja poekesi, aga selline tunne, see vibe siin on täpselt selline nagu, et sa saad oma puhkusest täpselt seda viimast võtta, natukene veel päikest nautida. Sellepärast, et kui sa siit nüüd Bangkoki jõuad, siis seal on täiesti vastupidine atmosfäär, seal on linnamüra, seal ei ole enam seda Holiday Island vibe'i. Nii et ma tean, et selliseid lennujaamasi on veel, põhiliselt on need siis ongi sihuke väikestel kuurortsaartel, kus lendavad ainult väikesed lennukid, aga minu jaoks oli see esmakordne kogemus, sest ma ei ole ennem sellises lennujaamas kindlasti olnud. Kuid teisalt tekitas see kuidagi ekstra kahjutunde selle osas, et on aeg ära minna. Sellepärast, et kui sa tavaliselt majutusest või hotellist juba takso peale lähed, siis sa käid selle tunde läbi, et nii, nüüd on puhkus läbi. Aga siis seal lennujaamas korraks nagu tuli see tunne tagasi, et veel ei ole. Ja siis sa pead uuesti lahkuma. Võt nii. Selline on siis lennujaam pärast check-in'i. Saime ka korra taha ruumi, sellepärast, et mul oli need kaasa ostetud ühekordsed e-sigaretid, mis on täiesti keelatud tegelikult siin, aga nende probleem oli see, et me olime nüüd alla kohvrisse pannud. Lootsime niimoodi vaikselt ära viilida, aga siis ütlesid, tõstke käsi pagasse, kõik on fine. Suitsetage terviseks. Just to hear a sound, someone still around. Ausalt öeldes mul on hea meel minna, selles mõttes, et sai piisavalt olla ja mul on veits rõõmus meil Bangkoki pärast, sellepärast, et meil on tore majutus seal ja siis täiesti teistsugune, kui me nüüd praegu oleme rohkem nagu seda saare elu, siis praegu me lähme linnaelu nautima Skybaari. Top notch. Nagu toit ikka. Isegi nagu lennuki riis on hea. We have fish. We have fish with rice. Täiesti toomane toit. Üli hea on. Ma isegi telliks üks sööki. Täiega hea. Tai-koogid ei ole kunagi kuivad, need on nii nagu suus sulavad. Hello Bangkok! Bangkok! Tela Bangkok!